Indrek Argla Raudrästiku aeg, lehekülg 229. Damianus on, ma ei saagi enam aru, kas ta on tapetud ja elus, ilmselt elus. Damianuse leidsin õhtu aku. Ta oli linnust 2 penikoorma kaugusel, ühe metsloom maha jäetud turus ja meelemärkuseta. Damianuse riided olid räbalaist, ta oli kõhtne ja tema kurnatud keha oli haavade ja kriimustustega kaetud ja mustad juuksed olid halliks läinud. Ta oli susside vastu teinud okstest otsasi, kuid ometi oli teda ammustatud ja haavad olid mädanema läinud. Damianus oli rohkem luukere kui inimese moodi. Viimased otsingud päeval söönud seeni ja marju, kuni mesivee ta leidis talle paar korda sooja kätte tõi. Ta kanti linnusesse ja nüüd ta juba põletas teda häitse. Järgmisel õhtul tuli Damianus teaduse ning rautu pani süüdlasliku ilmuga tema ette laeka, mida ta oli oma varaurkas peitnud. Damianus alises ja mõmmises midagi arusaamatut, aga värisete käteks igast enda rohu, millega määris siis oma haavu. Ühe kihnakunna tuli veel tooneid, sest nad kurnesid vägeveis. Maarohtusid ja ravitsesid kahuse haava ning suutsid ta piinad peatada. Noahaav oli sügav, aga kahus jäi ellu. Lapsi ta küll enam kunagi ei saa, ütles tooneid, et kadlik ja needus oli täide läinud. Küllap ta aimes võis aru, et siis oleks Damianus lihtsalt tapetud. Kuidas haiste mesivee peale sattus või kas üldse sattus, seda ei saa me enam iialgi teada. Igatahes jõuab haiste kuidagi hinge vaakuva Damianuse koopa juurde. Ta teab, et mina otsin teda ja tahan teda päästa. Nii ta räägib sellest Damianusele. Rääkida Damianus ei suuda, aga ta kirjutab papipalva haiste käe peale. Ta loodab, et oskad sina kreekide keelt. Haiste tõttab linnasse tagasi, mind ei ole. Ta näeb Kaalepit ja küsib, kus ma olen. Võetab ärevust kogemata paar sõna, et tema on nüüd leidnud see võõram mehe, keda kõik surnuks arvasid, et mesivee käib teda põetamas. Aine tüdruk ohkas Volkmar, joome. Ja nad jõid kaua 2 meest, kes olid kaotanud inimeste tahtmise ja nurjatuse läbi naised, keda nad olid armastanud. Saare kange õluvõrk leevendas selle õhtune taavu, päris kinni kasvanud ehk kunagi. Peatükk lõppes. Ja järgmine peatükk, mis on suure tõenäosusega viimane. Jah, ongi viimane. Rebas ja härja pää. Jah. Aga enne ma jõuan ära lõpetada, nii et jah.